Tervitused jälle Maalikaarasist. Et see keskkond on siin niivõrd inspireeriv, et üks näitus tuleb sellel sügisel veel. Ja tahakski rääkida natuke, kus ma selle näituse jaoks inspiratsiooni sain ja miks ma selle näituse tegin. Nagu ma ütlesin, see keskkond on siin väga inspireeriv. Maalikaras, kas või näiteks see vahva haamrite kogu. Et siin on nagu väga huvitavaid erinevatest aegadest haamrid. Ja nii ongi, et need haamrid ja kõik see muu keskkond inspireeris oma vormidega, oma kohalolekuga, peale maalimisega tegema mind skulptuure. Ja just niisuguseid miniskulptuure, pisikesi. Ja mingil hetkel sai neid siin garaaži kõik vabad horisontaalsed pinnad täis. Et kui ma siin sirutan käe välja, siis kohe näed siit ma leian niisuguse väikse vahva skulptuuri. Ja neid pisiskulptuure on nüüd garaaž lookas täis. See on nagu väikene skulptuuriaed siin isegi selle töölaua peal, nagu te näete, on nüüd terve rida. Et see on mu viimane töö, et koosneb mere äärest leidobjekt ja siis natuke täiendatud niisuguste maalitud pallidega. Milline imeline pisiskulptuur. Aga miks ma otsustasin selle näituse teha seal just Ars tarbekunstigaleriis? Et mulle väga hakkas meeldima seal olev suur riiul. Terve sein kohe katab riiul. Ja ma leidsin, et see on nagu ideaalne niisuguse rippaia moodustamiseks, kuhu saab luua nendest siin garaažis valminud objektidest nagu niisuguse kompositsiooni. Ja milline see kompositsioon tegelikult välja tuleb ja kuidas ta mõjuma hakkab, seda me näeme alles reedel, 5. septembril. Ja te kõik olete oodatud seda vaatama.